Loomine 21. sajandil. Saatejuht on Karl Boo, filosoofia ja arheoloogia teaduste doktor. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Meil on hea meel saada teilt kirju ja positiivseid vastuseid, et teile meeldib meie saade. Ma olen õnnelik, et te vaatate neid saateid kõikjal Eestimaal. Leidke aega ja kirjutage Live TV-sse, et teile meeldivad need saated, et nad rikastavad teie elu ja et te olete saanud loomise kohta piibellikust ja teaduslikust vaatenurgast teada uusi asju. Tänane saade võib päästa teie elu. Ärge telerit kinni pange, te peate seda saadet nägema. Helistage oma sõbrale ja öelge oma perele, et nad vaataksid seda saadet. Sest ma annan informatsiooni, mis on juba päästnud paljud elusid. Saate pealkiri on Paradiisi lõgismaad. Don't turn the knob. You need to watch the program. You need to call a friend. You need to have your entire family watch the program because I'm going to give some information that has saved a number of lives. The title of the program today is Rattlesnakes in Paradise. Now that's an unusual Väga ebatavaline pealkiri. But I think you'll not Te ei be pettu disappointed informatsioonis, with the mida ma teile information annan. that I'm going to give to you. Reptiles Roomajad are a on vital loomise tähtis part osa. of the creation. Kui te olete näinud meie eelmisi saateid, siis te teate, et ma kaevan välja dinosaurusi ja juhatan nende väljakaevamisi. Texas osariigis Glen Rose'i linnas on meie maailma loomise muuseum, kuhu plaanitakse suurema osa dinosauruste hoidlat. Me oleme neid välja kaevanud Colorados ja teistes maailma piirkondades, kaasa arvatud Biloxi jõe säng Texas osariigis Glen Rose'i linna lähedal. Dinosaurused intrigeerivad neid. Tyrannosauruse Rex intrigeerib juba mitmendat põlvkonda. Vaadates teda tähelepanelikult, me märkame, et kõik selle tohutu olandi juures on kavandatud. Näiteks tal on kõige suurema pindalaga haistmiskühm. Kõige suurem, mida bioloogia tunneb. Tänu nii suurele pindalale võis ta kauge maa tagant kinni püüda laguneva materjali lõhna. Paleontoloogid tunnistavad, et T-Rex ei olnud türansisalike kuningas, nagu arvatakse. T-Rex toitus see asemel lagunevatest raibetest. Ta oli väljade prügimees. Algses looduses oli tal suur roll. Ma armastan dinosauruseid ja ma olen dinosauruste väljakaevamise juht. Ma tahan, et te esimesena maailmas näeksite meie juhendamisel tehtud uut avastust. Need on dinosauruste uued jäljed, milled me leidsime Biloxi jõe sängis Glen Rose'i linna lähedal Texase osariigis. Need on hämmastavad jäljed. See jälg on 15 sentimeetrit sügav ja ta on väga täpselt välja joonistatud. Nagu te sellel fotol näete, me ei näe ainult Acrocanthosauruse küüniste jälgi, vaid ka küüniste jälgi, mis on siin jälje kogu pikkuses sisse surutud. Kui see olend edasi liikus, seda jõge ei eksisteerinud tollal, sest need ladestused kulgevad 2700 kilomeetri pikkuselt USA läänerannikut pidi. Ilmuvad Doveri valgete kaljude näol, ilmuvad uuesti Põhja-Etioopias. Olend liikus siit läbi ülemaailmse uputuse tingimustes ja jättis oma jäljed sellesse materjali. Nad jäid sügavale pinnasesse ja me näeme küüniseid ja küüniste sisse surutud jälgi, kui edasi liikus. Jäljed kattusid veega nii kiiresti, et on säilinud isegi väikesed veealused lained. Lihtsalt hämmastav. See on 136. dinosauruse jälg, mis on üks jälg 60–80 meetri pikkusest allpool vett olevast jälgede võrgustikust. Edasi on veel 21 jälge. 136 jälge kulgevad selles suunas. Ja see on kõige pikem dinosauruste jälgede kogum Põhja-Ameerika mandril.
See on tähtis avastus. Miks me avastame seda alles nüüd? Sest see ala asub vee all. 1971. aastal avastas Mike Turnidge nende jälgede alguse ja ta leidis 21 jälge. Ta läks kolme kaudu umbes selle kohani ja loendas 100 dinosauruse jälge liikudes Piki jõge. Vesi oli talle rinnuni ja ta kompas jälgi oma jalgade ja varvastega. Selle suveni oli vesi katnud kogu seda ala. Üks minu sõpradest, professor Tom Patton, pumpas koos oma meeskonnaga vee sellelt alalt ära. See oli enne kaetud veega. See oli üks vähestest veega kaetud kohtadest. Suure põua ajal Texases vesi taandus ja nad said vee täiesti ära pumbata, saades nii jätkata jälgede otsinguid. Kui ma peale õpinguid tulin Maailma loomise muuseumi, me asusime seda paika uurima ja leidsime välja kaevates viimased 7-8 jälge, sest see materjal oli kaetud savikihiga. Sellepärast nimetatakse neid jälgi Turnidge-Pattoni jäljereaks. Seda ületavad erinevad jäljed, mis kulgevad üle dinosauruste raja. Dinosaurused ja roomajad on imekspandavad olendid. Vastavalt evolutsiooniteooriale on need jäljed jäetud normaalsetes tingimustes umbes 105 miljonit aastat tagasi. Maailma loomise tõenditele vastavalt, aga olid nad jäetud ülemaailmse uputuse ajal. Väga kiiresti jäetud. Sellepärast on meil jälgide fikseeritud detailid. Roomajad on huvitavad olendid. Vastavalt evolutsiooniteooriale ilmusid nad tavalise evolutsioonilise arengu käigus ja arendasid oma unikaalsed omadused järgnevate mutatsioonide tulemusena. Teaduslike andmete tundmaõppimise juures me avastame, et üks olend ei saa muutuda teiseks. Ühes loomaliigis on horisontaalsed mutatsioonid ja muutused võimalikud. Seda nimetatakse liigiks ja liigisisesed muutused võivad toimuda hübridiseerimise või isegi ristumise teel, kui ühe ja sama liigi olendid paljunevad. Informatsiooni kaotuse puhul mutatsiooniliste kahjustuste tulemusena võib saada ka uusi erinevusi. Mutatsioonid kunagi ei kogu infot. You can also have varieties introduced as information is lost by mutational damage. Mutations never accumulate information. Kuulake hoolega. Meid on evolutsiooniteooria puhul õpetatud, et alamad primaadid, orangutangid, šimpansid, inimesesarnased ahvid arenesid kõrgemateks primaatideks, inimeseks. Neist kõige suuremate primaatide, šimpansite koljumaht moodustab 1/3 inimese koljumahust. Ei ole võimalik suurendada info hulka mutatsiooniliste muutuste teel. Suurenenud info hulk peab olema juba sisse programmeeritud. Juhtivad teadlased, evolutsionistid alamate primaatide ja inimese geneetilisi koode analüüsinud. Nii nad ütlevad, et inimese sarnased ahvid on 98,4% ulatuses identsed inimese geneetilise infoga. Seega oleks evolutsioonilise arengu teel ülejäänud 1,6% ulatuses muutuste toimumine lihtne. Aga ärge kiirustage. Üks meie nõustajatest on professor Barney Maddox, kes on geneetikaspetsialist. Ta on juhtivatest laboritest kogunud järgmist infot. Iga muutus, mutatsioon on nukleotiidi muutus. Each of those points of variation, mutational variation, is a nucleotide point. DNA koosneb nukleotiididest. 3 suvalise muutuse kokkusattumine on elusorganismil ja tema järglastele surmav. Kui võtta erinevuse 1,6% piires, mis on inimese ja inimese sarnase ahvi vahel, siis see peaks juhtgeneetikute arvates moodustama nukleotiidis 48 miljonit erinevust. Kui need muutused toimuksid tõusvas jadas, siis organism lõpetaks selle protsessi ajal oma elu.
Teaduslikult pole võimalik teha inimese sarnasest ahvist inimest. Inimene võib end küll ahvina või isegi hullemini ülal pidada. See on muidugi peamine probleem kogu maailmas, kui inimesed peavad end ebakohaselt ülal. Teaduslikult on ühe olendi jaoks võimatu omandada kõrgemat informatsiooni ja saada teiseks olendiks. Kuidas on maaga, lõgismadude või rästikutega? Algses uputuse eelses, uputusest puutumata maailmas elasid Aadam ja Eva paradiisis täielikus kooskõlas kõikide olenditega. See vastab maailma loomise mudelile ja teaduslikust uurimistööst saadud faktidele. Maal on ökosfääris ja elusorganismide seas suur roll. Evolutsiooniteooria pakub, et tema eesmärk on hävitamine. Mõnedes meditsiinilistes uurimisasutustes on aga tõestatud, et maamürk on väga kasulik. Näiteks vähiravis. Skorpionimürki kasutati ajuvähiraviks. Artriiti ravitakse mesilaste ja herilaste hammustuste abil. Peale elutingimuste muutumist ülemaailmse uputuse tagajärjel on meil neid olendeid vähem vaja. Aga algses maailmas elasid need olendid isegi paradiisis. Ma kirjeldan teile lühidalt paradiisi. See gloobus kujutab algset maailma. Maa seesmine struktuur oli korraldatud kontrollitava tuumareaktorina, mida piiras asfaldikiht. Igas maailma osas võib asfalti välja kaevata. Ma pidasin Trinidadis loengud ja sain teada, et seal on isegi terve asfaldijärv, mis pidevalt esile tuli. Ta tuli esile graniidikihi alt. Inimesed võtsid järve pinnalt iga päev asfaldikihi maha, aga see taastus ühe ööga. Mulle räägiti, et paljud teed Euroopa kiirteed on valatud Trinidadi asfaldist. Me oleme tänulikud sõpradele kirjade eest Euroopast. Me oleme tänulikud kirjade eest sõpradelt kogu maailmast. Live TV-l on tähtis teada, et teile sellised saated meeldivad. Kui te ei kirjuta, siis nad ju ei tea, mida te arvate. Kirjutage meile Live TV, loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. Või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Kirjutage ja teatage meile, et teile meeldivad sellised saated. Nii, milline oli algne Noa-uputuse eelne maailm? Loomisest uputuseni. Seesmine struktuur oli täiesti tasakaalus. Asfalt, mis asub Trinidadis ja millega on kaetud paljud Euroopa teed, tuli esile. Ta asus maa graniidikihi all. Asfaldil on tohutud võimalused. Kui sa sõidad autoga Texases külmal ööl, siis sa võid näha tee peal lõgismadusid, sest soojus tõmbab neid ligi. Soojusenergia, mis on talletunud teekattesse. In Texas, where I live in the winter time, after a brisk night, or during a brisk night, very often as you drive along the road, you'll see rattlesnakes. Why? Because they're attracted to the heat, the thermal energy soojuse jaotamises oli suur mõte. Of the highways. So this served a tremendous purpose in the design. Kergelt soojenenud vett, mis voolas läbi graniidi maapinnale, kasutati lopsakate taimede hüvanguks. Kõiges on kavand ja eesmärk. Tagasi madude juurde. Paleontoloogias on tõendeid selle kohta, et mõnedel madudel olid mingil ajaloo hetkel lisaorganid. Had appendages.
Mõnedel välja kaevatud madudel on leitud sõlmekesi, mis esindavad neid lisandeid. Need olid aga tõelised maod. Vastavalt piiblile maod käisid otse ja madu võis suhelda Aadama ja Eevaga Eedeni aias. Kas see on võimalik? Ärge unustage, et maod olid kavalamad teistest loomadest väljal. Madu oli dinosauruste, imetajate, lindude, kalade seas erilisel kohal. Maol oli eriline koht nende seas. Tal oli võime suhelda Aadama ja Eevaga. Mõni peab seda rumalaks. Aga kui te õpite bioloogiat, siis te avastate, et paljud loomad võivad tõesti suhelda oma peremeeste või sõpradega. Näiteks koerad ja kassid võivad peremeeste, inimeste ja lastega suhelda. Linnud ja teised loomad võivad suhelda. Kongos on linnud, kes toovad inimese mesipuu juurde. Kui inimene mesipuud tühjendab, saavad linnud ülejäägi endale. Man to the nests of the bees, and when man disrupts the nest, the birds actually get honey that's left over. Now that's amazing. See on hämmastav. Nad suhtlevad inimestega ja toovad ta mesipuu juurde. Loomade seas on suhtlemine võimalik. Tagasi maa juurde. Pühakirjas on täpselt kirjas, et madu oli teistest väljaloomadest kavalam ja targem. Tal oli eriline, unikaalne roll. Me viisime läbi uurimuse ja lõime biosfääri. Me ehitasime selle 5 aastat tagasi. Meil on juba 5 aasta uurimustöö põhist informatsiooni. Ma pean siin tudengirühmale loengut enne esimese biosfääri loomist. See on suurema rõhuga biosfääri esimene prototüüp maailmas. Me taas lõime esialgse maa tingimused. Siis oli näiteks palju tugevam elektromagnetväli. Te näete oszilloskoopi biosfääri silindri kohal, kust me jälgime biovälja tugevust. Meie biokambris on 2 korda suurem rõhk. Uputuseelse maailma atmosfääri rõhk oli praegusest 2 korda tugevam. Uputuseelses maailmas oli suurem hapniku ja süsihappegaasi tase. Biosfääris on loodud selline tase. Uputuseelses maailmas valitses teatud füüsiliste protsesside pärast biosfääris roosa värv. Ultraviolettkiirgust ei ole, sest maad ümbritsev kest välistas selle. Vaatame tulemusi. Ma olen siin koos professor Robert Copperfieldiga ja me võtame siin rästikult mürki. Ma olen seda ükskord teinud. Tavaliselt ma palun oma abilisi seda teha. Ma olen projektijuht ja mul on õigus jagada ülesandeid. Tavaliselt ma nii teengi. Ma hoidsin ühel korral pudelikest, et lasta seda pildistada. Tavaliselt ma pildistan ise. Siin on foto sellest katsest. See on rästik. Aga lõgismadu on isegi huvitav. Ma tahan rõhutada, et me ei tee meditsiinilisi katseid. Now, by the way, I want to make it clear that we are not doing medical research. Maailma loomise muuseumil ei ole litsentsi meditsiiniliste katsete läbiviimiseks. Meil on aga rida arste-nõustajaid, kes viivad iseseisvalt läbi katseid ja annavad meile infot. Ma tahan rõhutada, et teile infot andes ma ei anna teile mingit meditsiinilist nõu. Ma lihtsalt kordan uurimusi, mis on läbi viidud Oklahoma riiklikus ülikoolis. Nad avaldasid tehnilis-meditsiinilises kirjanduses ja mõned nende töötajad tulid Maailma loomise muuseumi ütlesid, mida nad avastanud on, et kui teid hammustab mürgine olend nagu lõgismadu, rästik, kui teid hammustab pruun mürgine eremiitämblik või must mürgine ämblik, siis toimib kõikide mürgiste madude ja ämblike puhul järgmine. Te võtate elektrišoki püstoli, panete selle ihu vastu ja elektrivool läheb teie ihust läbi. Any venomous creature around the world. When you're bitten by a venomous creature, you can take a stun gun. Now, this is DC electromagnetic current.
And I hope you can hear this. That's live. Now, if I continue to do that, I'll burn the gun out, the stun gun out. However, if you use it on the flesh, ma saan elektrišoki. Kui teid hammustab lõgismadu, rästik või mürginämblik, siis vastavalt Oklahoma riikliku ülikooli töödele peame vaid saavutama hammustuskohaga hea kontakti, püstoli sisse lülitama ja andma endale elektrišoki ehk elektrilöögi. Kui ma tegin seda esimest korda, ma küll kahtlesin palju, aga see pole üldse valus. Hirm oli kusjuures valus suurem. Te kogete seda. Kui ma seda hoiaksin ihu peal ja loeksin 10, ma võiksin kaotada teadvuse. Aga Oklahoma riiklikus ülikoolis tehti kindlaks, kui anda elektrišokki 2 või 3 korda, võib täiesti vabaneda mürgi tagajärgedest. Soovitan esialgu minna arsti juurde nõu küsima. Ma hoian taolist elektripüstolit alati oma autos. Ma juhendasin 3 ekspeditsiooni Papua Guinea džunglis ning mul ja ühel rühmaliikmel oli iga kord see püstol kaasas. Ükskord ma läksin džunglisse ja seal lendas mu ihule nii pikk tohutu herilane, kuna ma olin higine ja ta hammustas mind otse käest. Valu oli nii suur, et mu käsi jäi halvatuks. Ma võtsin vöölt elektrišoki püstoli, panin selle vastu kätt ja andsin endale püstoliga 3 korda elektrilaengu. Ja ei mingeid probleeme enam. Keegi ei saanudki teada, et herilane mind hammustas. Kuidas see aitab lõgismadude puhul? Lõgismaad on väga keerulised olendid. Lõgismaad on vast kõikidest roomajatest kõige keerulisem. How does that calculate with a rattlesnake? A rattlesnake is a very sophisticated creature. A rattlesnake is probably the most sophisticated of all the reptiles. Ta on kui elav vaktsineerija, kes on looduslik meditsiiniline abi. Võimalik, et ta on kõikidest roomajatest kõige keerulisem. Lubage ma näitan seda teile. Kui te liginete paigale, kus lõgismadu on end ära peitnud, ta teab, et te lähenete ammu enne seda, kui teie saate teada, kus tema on. Ta lebab maa peal ja ta võib kinni püüda vibratsioone. Ta püüab ja tunneb ära vibratsioone, nii need lähevad läbi elektromagnetfiltri. Madu teab, millised neist on normaalsed vibratsioonid. Kas on jänes, põder või metsiga. Madu tunneb samuti inimese samme. Ta teab, et te lähenete tänu maa vibratsioonidele, mida ta kinni püüab. Siis ta ajab keele välja, pöörates selle nii, et see võtab kolmnurkse kuju. Selleks, et saada kätte informatsiooni mürkide kohta, mida teie keha eritab. Me kõik eraldame mürke ebamääraseid signaale. Madu ajab keele välja, kogub informatsiooni ja saab täpselt teada, kust poolt te tulete. Madu teab, et te lähenete ja tal on mürginäärmed. Mürginäärmed on väga tundlikud. Erialakirjanduses on kirjeldatud, et nad võivad kogeda õhutemperatuuri muutusi 1/1000 kraadi täpsusega. Kui te maole lähenete, ta võib omal kombel näha teie keha soojusstruktuuri, temperatuuri värve. Ta ajab keelt aina välja. Ta aja lihtsalt keelt välja, vaid see möödub Jacobsoni näärmest, mis asub suu tipu juures. And he continues to flick his tongue. But he doesn't just flick it in the air. He runs his tongue in and out of his mouth past Jacobson's gland in the roof of his mouth. That gland is Sellel näärmel on väga keeruline ehitus. Ta määrab mürgi taseme ja selle, mida ta õhust kontrollib. Maa aju räägib siis talle otse kohe, et seda inimest on vaja vaktsineerida. Kui te panete maa ette inimese käekujule sarnaneva kepi, siis ta seda ei puutu. Kui te asetate tema ette inimese käe, siis ta hammustab. Uurimused on näidanud, et kui ta viskub ette ja ajab välja hambad, mis sarnanevad koljus peituvale meditsiinilistele süstaldele, kui ta ajab need välja,
ja ta ründab kuuma punkti geomeetrilist keskust. Meditsiin on kindlaks teinud, et teil on infektsioon, et kui teil on infektsioon või vähk, siis see on teie kehas kuum punkt. See sarnaneb vaktsineerimisprotseduurile. Ta on tegelikult valikut, ta on nii loodud, kavandatud, et vaktsineerida. Tänases maailmas elektromagnetenergia ja hapniku vähesuses võib see vaktsiin teid tappa. Kuidas aga oli paradiisis? Me oleme pannud maad oma biosfääri ja palusime sõltumatut laborit analüüsida tavaliste madude ja meie biosfääris asuvate madude mürki. Nad olid hämmastunud, kui avastasid, et me muutsime täielikult maamürgi struktuuri. See on uusim tehnoloogia. Kas te olete kunagi näinud maamürki elektronmikroskoobis? See on nuudlite taoliselt kokku põimitud. Aga meie biosfääris mõne nädala asunud maamürk muutus. Selle ehitus muutus meegerje sarnaseks. Me sisuliselt kaotasime need kõverused, aga on mürgisuse peamine faktor. Me ei ütleks, et me muutsime mürgi seerumiks, kuid teoreetiliselt me läheneme sellele. Algses paradiisis, kui me taastame uputuseelse maailma, tekib hoopis teine komponent. Sõltumatud uuringud on näidanud, et me suurendasime mõningaid valgustruktuure ja vähendasime mõningaid neist. Ja me hävitasime mõningad valgusstruktuurid. See uus tehnoloogia võib inimese ravimiseks anda 21. sajandil uusi võimalusi. Seda kõike tänu Jumala maailma loomise mudelile. Me saime teada, et maol ei olnud paradiisis hävitav eesmärk. Kirjutage meile, kas te olete meie saatest Loomine 21. sajandil saanud teada midagi uut. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV'd juba täna.